Lambakasvatajate seltsi hinnangul elab Eestis täna umbes 80 000 lammast, mida on meie rohumaade kogupindala arvestades ilmselgelt vähe. Samas on mõõduka suurusega lambakarja pidamine tegevusala, mis talunikule teistegi tööde ja tegevuste jaoks piisavalt aega jätab. Eesti Lambakasvatajate seltsi tegevjuhi Külli Vikati hinnangul on kodumaise lambakasvatuse madalseis tänaseks kindlalt selja taha jäänud ning karjade arvukus tõusuteele pööranud. 2011. aasta 3. septembril astusid Ülenurme Põllumajandusmuuseumi esitlusareenil meie lambatõugude kaunimad esindajad. Eesti valgepealiste tõukaun jäi mutt koos omaniku Liidia Kängsepaga Põlvamaalt ja Valgamaa taluniku Margus Keldo konkursil teiseks jäänud utega. Eesti tumedapealiste uttede kauneima tiitel läks Lilien ja Aivar Veskele Viljandimaale ning Tartumaa talunikud Leonid ja Elle Kirss esitlesid aasta parimat noorjäära. Tumedapealiste jäärade hulgas esitlesid tartumaalased Jaanika ja Rein Mirka oma Suffolki tõugujäära. Texeli tõugu aasta parimaid noorjäärasid esitlesid Ülenurmel Elle ja Urmas Sellis Põlvamaalt ning samuti Valgamaa talunik Margus Keldo. Pärnumaa talunikud Merike ja Vambola Pakov tõid Ülenurme areenile lintidega ehitud ainsa kitse. Viimastel aastatel on lambakasvatust elavdanud linnadest maale elama asunud noored pered, kellel julge ettevõtmisega alustanult peagi ka esimesi tagasilööke tuli kogeda. Meil ei olnud kuskile neid lambaid panna. Realiseerimis oli pikk ja vaevaline ja teinekord hind ei kompenseerinud enam seda, mis talunik ootas või eeldas. Kui nüüd saaks ekspordi käima, nagu lihaveisid on suutnud teha, siis ma arvan, et elustab Eesti turgu. Eesti tumeda ja valgepealise lamba tõuaretustöö eesmärkidena tuleb nimetada tallede kasvukiiruse suurendamist, liha kvaliteedi näitajate parandamist ja uttede viljakuse kasvu. Selleks me oleme hakanud mõõtma nendel lihas silma ja rasva, et teada saada, milliseid tulemusi on oodata, kui ta on tapaküps. Just selliseid tingimusi järginud tõuaretajatest parimaid tunnustasid Ülenurmel toimunud näitusel Tõuloom 2011 Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ning Veterinaaria Toiduameti esindajad. Ja lambakasvatajate selts on tunnistanud parimaks Eesti valgepealiste lammaste aretajaks perekond Sellise. Meie lindi asemel on ikka müts. Karikas, rosett ja tänukiri. Valgepealiste lammaste esitamise eest täname Liidia Kängsepa. Tema mütsi ei saa, tema saab tänukirja. Ja täname Margus Keldot, kellel on valgepealised ja tekslid, aga nad kõik on valgepealised. Aga tema on nii kõva mees, et ta tuleb täna veel suuremate loomadega välja. Aitäh, palju õnne. Eesti tumedapealiste lammaste parimaks aretajaks on tunnistatud perekond Veske Suurnarska talust. Lilian ja Aivar. Täname ka perekond Kirssi, Leonid ja Elle, ka tumedapealiste lammaste aretamise eest. Ja samuti Jaanika ja Rein Mirka. Arvestatava väljundina terendab Eesti lambakasvatajatele võimalus müüa loomi üha kasvava elanikkonnaga välisriikidesse, kuid meie hajusalt paiknevad farmid muudavad eksporditavate partiide komplekteerimise sageli kulukaks. Ebaühtlane tootmistase aastas ei anna ka kodumaisele lihatööstusele piisavat investeerimiskindlust, mis tagaks eestimaise kvaliteetse lambaliha püsiva turustamise. On sesoonne tootmine ja ükski tööstus ei taha sesoonset tootmist enda peale võtta, sest suure osa aastast lihtsalt tehnoloogia seisab. Aga kui ka siin kompromisse leitakse ja tekib juurde juba litsenseeritud tapamajasid, siis kindlasti eestlane
harjub jälle lambaliha sööma. Ehkki kitsede arvukus jääb lammastele täna kõvasti alla, on viimased aastad laatadele ja poelettidelegi kitsepiimast valmistatud tooteid lisanud. Voorse talus kitsepiimast valmistatud jogurtit, kohupiima, juustu ja võid pakkusid Imavere piimapäeval Mare ja Rein Kotin Lääne-Virumaalt. Et kitsepiimast saab ikkagi tervisekosutust ja tugevdust. Kitsepiima valgu ja rasvamolekulid on 5 korda väiksemad kui nüüd lehmapiimal ja tänu sellele omistab inimene seda palju paremini. Karmid turureeglid on Eesti lambakasvatuse teise olulise saaduse villa sedavõrd tahaplaanile surunud, et talunikud lamba niitmises pigem kulu kui tulu näevad. Villatööstus selles mõttes ei pakkud lambakasvatajale selliseid võimalusi, et ta saaks oma pöötud villa ära müüa. Pigem on huvi ikkagi pestud villa vastu, mis on jälle lisatöö talunikule. Et täna võib juba öelda, et on siin 4-5 väga tublit pügajad, kes suudaksid tegelikult Eesti lambad ära pügada. Suuremate lambakarjade ohjamiseks ja kaitseks läheb talupidajal vaja vastava aretussuunitlusega koeri, kelle kasvatamine samuti väikeettevõtjatele oskuste ja soovi korral teenistust võib pakkuda. Border Collie sobib kõikidele lambakasvatajatele, muidugi eriti on vaja suure karja omanikke. Neil kõigepealt on kaasasündinud instinkt ja kui inimene hakkab selle instinktiga tööle, siis käskluste abil on võimalik teda mõjutada nii, et ta õpib ära parema ja vasaku poole, ehk siis ta saab aru, kus poolt ta peab karjale lähenema, ta õpib ära, kas ta peab minema inimesest eemale või tulema lähemale ja need on ainult väga vähesed käsklused. Ta suudab õppida, öeldakse, kuni 300 käsklust. Eesti lambakasvatajatele valmistavad peavalu ka nende hoolealuste põlist ja looduslikku vaenlast käsitlevad direktiivid. Euroopa kaitseb hunt, aga samas on nagu eeltöö lambakasvatajatele jäänud nagu tahaplaanile. Et see tähendab seda, et on võimalik teha ennetavaid meetmeid tunditarade rajamisega ja siis selle rajamise toetamisega siis talunikule. Teine variant oleks ikkagi hoida seda olivatimees teatud koguses, et ei saaks meile liiga teha. Ning teema lõpetuseks oleks veel hea korrata üle, millistest tõugudest lambad meie karjamaid täna hooldavad. Eesti tumedapealine ja Eesti valgepealine, keda siis parandatakse Suffolki tumedapealist siis Suffolki tõuga, mis on valdav. Ja vähersel määral on alles jäänud Oxford Towni ja kasutatakse ka Saksa mustapealist. Eesti valgepealise lambatõu puhul on kõige levinum Texeli tõug, siis on Dorset ja Taala. Aasta 2011 läks Eesti linnukasvatajatele ajalukku edukana. Eelmise aastaga võrreldes kasvas lindude arv 14% ning munatoodang suurenes 5% võrra. Aasta parima tõuaretaja tiitli pälvis Ross 308 tõugu lihakanade eest aktsiaselts Talleeg. Järveotsa vutifarmi omanikule Ülo Pullisaarele tõi tunnustuse Eesti vuttide ja Prantsuse lihavuttidega tehtud tõhus aretustöö. Eesti vuti omadused on paranenud aastate jooksul. Muna on suuremaks läinud, munatoodang on väga hea, sööda kasutus on hea, et vutt on igati väga kõrgel tasemel tänu just professor Aarla Tiku aretustööle. No me oleme püüdnud Eesti vutti aretada, võiks öelda diametraalselt 2 eri suunas. Ühelt poolt lisada talle kehamassi ja lihaomadusi ja teiselt poolt ikkagi suurendada veel munajõudlust, kuigi viimase piir on õige lähedal, sest kontrolltulemused viimasel ajal näitavad, et vuti aastatoodang on aastate lõikes olnud 320, 328 isegi. Nii et ega siin palju juurde kruttida ei saa, aga me suurendasime natuke ta kehamassi, mis võimaldab siis munatootmisel isas vutit realiseerida lihavuttidena ja teiselt poolt tõstsime ka muna keskmist massi endise 11 grammi asemel 14 grammi piirimail. Kuid hoolsale aretustööle vaatamata leidub Eesti vutti eestlase toidulaual veel suhteliselt vähe. Eestlane võtab kõiki uusi asju ikka kaunis raskelt ja me oleme teinud ikka palju aastaid töid. Praegu ka ikkagi 40% me toodangust ekspordime, kuna Eesti ei suuda meie toodangut ära tarbida. Professor Harald Tiku hinnangul võiks vutikasvatuse müügitulemusi parandada aktiivse müügitöö toidu populariseerimise suurfoorumitel. Põhjamaades praegu nagu kalkun, hani,
ja part täiesti puuduvad, siis võiks vutt selle tühja paiga küll oma kätte võtta. Pealegi on siin väga head näidud ees, nagu toidumuna rikastatakse oomaga rasvhapetega. Kui pisikese vuti jaoks on Eesti turg veel täna liiga suur, siis munakanade ja broilerite mastaapseks tõuaretuseks kipub meie maa jällegi väikseks jääma. Kui me räägime Talekist, siis selle omanikud on meie naabrid, soomlased ja on veel üksikuid farme, millised siis on Eesti kapitalil, aga instrueeritud hästi tööstuslik tootmine on ju aastakümneid olnud ja nüüd on siis siin tagasitee roheliste nõudmiste järgi, et jõuda jälle puurist põrandale. No see kindel on, et see nii ei lahene, et leitakse siin kompromissid. Aga munatootmine ja broileri tootmine on tasemel ja meie Eesti elanikkond on ka sellega varustatud. Vanasti tegime ise koha peal nii-öelda käsitööna seda tõuaretustööd. Nüüd me ostame põhiliselt sisse nii Soven broilerist tuleb siis lihakanade tõumaterjal, kui siis Aaviste aretuskanalast tuleb munakanade Highline tõumaterjal. Sealne aretustöö tase on palju kõrgem kui meil oli ja ilmselt seda teed tuleb jätkata, sellepärast et Eesti on niivõrd väikene riik, et ühte suurt ettevõtet haudumunade tootmiseks, tibude tootmiseks ei ole mõtet üleval pidada. Lõppenud 2011. aasta muudab linnukasvatajatele eriliseks ka ühe unikaalse teatmeteose ilmumine. Nimelt nägi paariaastase töö tulemusena trükivalgust esimene eestikeelne linnukasvatustermineid seletav sõnaraamat. No siin on 1070 linnukasvusterminid ära seletatud väga lühidalt ja kuivõrra omataolist selles ulatuses varem ei ole olnud, siis on ta teatud määral ka linnukarvatuses ikkagi arvatavasti väga mitmed aastad kasutatav. Ikkagi see sõnavara, mis praegu ajakirjanduses kasutatakse linnukasvatuse kohta või linnukasvatuse terminoloogia, see on ikka väga palju teinekord mööda, siit oleks võimalik siis ka ajakirjanikel materjali saada, aga muidugi põhiõpikuna jääb ta ikkagi tudengite pädevusse. Raamatu autoriteks on Harald Tikk, Mati Piirsalu, Viive Tikk ja Liisa Hanson. Ülenurme areenil esitlesid oma hoolealuseid seakasvatajad osaühingutest Viru Möldri, Kaubi farmid ning Saimre seakasvatusest. Paraad juhatas Eesti Tõusigade aretusühistu aretusosakonna aretusspetsialist, veterinaararst ja konsulent Aino Aringo. Kõigepealt astusid vaatajate ette Viru Möldri suurt valget tõugu noorkuldid. Tema on ka uus tugev tegija, kasvatab nii suurt valget kui landrassi ja Eesti Tõusigade aretusühistud töötab meeskond ja varmid töötavad ristandaretusprogrammi põhjal. See tähendab, meil on mõned varmid, kes töötavad puhaste karjadega ja toodavad liha tootmiseks ristandemiseid. Praegu meil on areenil siis suur valge kult, mis on aluseks siis ristandemiste tootmiseks. Järgmiseks sammus areenile landrassi tõugu emis osaühingust Kaubi farmid. Te näete, et landrassi kuju on hoopis teistsugune, ta on pikem. Nad on pikad, viljakad, head emad. Mõne aasta eest toodi Kanadast Eestisse Duroci kuldid, mis ristandemistega paaritades oluliselt ka liha kvaliteeti aitavad parandada. Oma ristandemistega käisid Ülenurmel Kaubi farmid ja Saimre seakasvatus. Te näete, nad on küllalt sarnased eelmistele, aga nad on palju aktiivsemad. Nende lapsed on tugevamad, nad kasvavad kiiremini, et suund on ikkagi liha tootmisel põhiliselt ristandemis ja seda meie enamus ettevõtteid ka kasvatab ja põrsa tootmiseks kasutab. Ning viimastena astusid publiku ette osaühingus Pihlaka farm kasvanud ristandemiste ja Durocite kuldi järglased. Aga kuna Durocid on meil väga-väga hoitud 10 luku taga ja ainult purgis liiguvad need poisid ringi, siis Duroci kulti me teile näidata ei saa, küll aga nende lapsi.
ning pärast põrsaste etteastet kuulutas žürii välja ka 2011. aasta parimad tõuaretajad. Ja Eesti Tõusigade Aretusühistu on tunnistanud parimaks Eesti suure valge tõu aretajaks Saimre seakasvatuse osaühingu. Eesti maatõu, nimetame teda ka landrassiks, parimaks aretajaks tunnistati osaühing Viru Mölder. Täna me ei näinudki päris seda Pietrani tõugu, kes on ka ilus mustavalge kirju, aga selle tõu paremaks aretajaks on ikka igal aastal tunnistatud osaühing Pihlaka farm. Nüüd oli suur vaidlus. Eestis on tunnustatud puhasaretus. Puhasaretuse baasil püsivad tõud ja seda jätkatakse pidevalt ja parandatakse ka sugulastõugudega, keda tuuakse Eestisse sisse. Sigadel on ka ristandaretusprogramm. Selle lõpp on muidugi need kaks väikest, kes siin väljas jooksid, kus on mitu tõugu, 2, 3, 4 tõugu kokku juba keevitatud ja nemad pärast tapaküpsust lähevad tõesti seda kurba teed, aga meile rõõmustavad teed, kust me oma toidu saame. Aga on üks aste ja see on nimelt, et saada viljakamaid emiseid, tuleb meie Eesti 2 valget tõugu ristata omavahel ja nemad on viljakamad kui need, kes siis selle värvi ja väikese pekiga parandavad lihakehasid. Ja see on ka omaette tegevus. Meie Eesti Tõuloomasse Liidu volikogu koosolekul arutasime, kuid jäime seisukohale, et me välja karikat ei anna. Aga täna veel arutades oli diskussioon ja komisjon, kes seisab teie ees, lubas mind ikka toetada selle nimel, et ma julgen välja öelda, et me anname osaühing Kaubafarmid ka karika ristand emiste eest. Mitte ristamise eest, vaid heade ristand emiste eest. Seakasvatus kui selline on alati olnud Eestis traditsiooniline ja kui 40. aastate ette müüdi ka lääneturule või kõrval ka Eesti peekonit, siis see juba näitab, kui pikk traditsioon on olnud ja viimastel aastatel on hästi tõsiselt kätte võetud ka lõpp-produkti ehk nuumasigade saamisel ristamisprogramm ja see on vajalik, aga selleks, et ristata, peab olema väga hea puhasaretus, sest vanemad peavad olema puhtatõulised, siis me saame heteroosi ja saame ka paremat tulemusi. Eesti Tõusigade Aretusühistu on saanud tuua Eestisse uue seatõud juurokite näol. Kuna see tõug on ennast õigustanud nuumseakasvatuses, siis on plaan selle tõuga edasi töötada. Paralleelselt kõrval on ka Pietrani tõugu sead, kuid tundub, et populaarsemaks muutub juuroki tõu sperma kasutamine. Kuid milliseid käegakatsutavaid tulemusi on tõuaretus tänaseks andnud? 90-ndatel oli meil viljakus 10,5 põrsast keskmiselt. Pesakonnas see oli päris selline keskmine põrsaste arv. Tänaseks on tublimad ja edukamad karjad 12-13 põrsast. Pesakonnas üks prioriteet on ehk see, et sealiha muuta marmorjamaks, ehk see rasv ei oleks seal seljapeki all, vaid ta oleks seal lihaskimpude vahel, mis mõjutab sealiha maitsvust. Aretajad tegidki sellega ilmselt karuteene, et valisid aina õhema pekiga sigu, aina taisemaid sigu ja see liha muutus taiseks ja puiseks. Ja eks nüüd juuroki tõu kasutamisega me katsumegi seda olukorda leevendada.
millised on aga Eesti seakasvatajate tänased rõõmud? Need, kes on siia maastikule alles jäänud, on suutnud oma ettevõtteid rekonstrueerida. Tänu PRIA toetustele muidugi teoks saanud ja need rekonstrueerimised annavad juba tunda tegelikult tootmistulemustes. Kuna karusloomade kauniduse tippvorm saabub meie kliimas alles külmade ilmade tulekuga, siis käisid septembri alguses Ülenurme areenil tunnustust saamas nende kasvatajad. 2011. aasta parima küülikukasvataja tiitli pälvis aretusühingu otsuse põhjal Diana Mägi ja aasta parima tšintšiljakasvataja nimetuse võttis austusavalduste saatel vastu Külli Kersten. Karusloomakasvatus on olnud selline tootmisharu, mis on nüüd taas iseseisvunud Eestis teinud selliseid lainelisi käike, kui me räägime kiskjalistest, mitmesugustest rebastest, naaritsatest, siis nemad on ikka jälle lauale kukkunud, sealt jälle välja tulnud, aga erilist arengut ei ole olnud ja praegu on siis tšintšilja ja küülikukasvatajad rohkem organiseerunud ja nad on nähtavad. Aga muidugi toodangu maht ei ole suur ja liha me kohtame ka, aga eestlane on unustanud küüliku söömise ja juba vaatab natukene võõrastavalt, kui ilus küüliku lihakeha müügis on. Eesti kaunimaid küülikuid ja tšintšiljasid sai aga imetleda 3. detsembril Rõngus toimunud sügisnäitusel. Eesti karusloomakasvatajate aretusühingu aseesimehe Diana Mägi hinnangul, kes Rõngu näitusel ise ka kohtuniku sekretäri tööd tegi, on meie karusloomad täna igati tasemel. Siiamaani on 97,5 punkti on maksimaalne tulemus, mis on tulnud. Ja kõrgemaid Euroopa standardis välja ei anta. Kuidas mõjutab aga selline sügisnäitus Eesti karusloomanahkade kvaliteedi näitajaid? Kasvatajad, kui käivad näitustel, saavad targemaks ja tänu sellele juba tulevad nende paremad tulemused ja nad oskavad juba paari panna loomi oma vahel. Millised on aga sagedasemad hindamisel ilmnenud vead? Täna on üsna palju ka esinenud luustikuveaga loomi, kus on siis, nad on kondised. Kaal on vastavuses, aga luustik on väljas, mis tähendab, et siin on geneetilise veaga. Et see on juba pärilik viga. Et lott on, loomal on lott, aga on kondide. Sellisel juhul oleks talle vaja peale ideaalset looma, kelle luustik on 5+. Karusloomakasvatuses nõuab ka väikesemahuline ettevõtte nii hoolt kui investeeringuid. Milline on aga selle ettevõtluse tasuvus? See sõltub väga hindadest ja üldisest majandustrendidest maailmas. Et kui on siiski dollar madal, siis ka nahahinnad automaatselt kukuvad, et kuna kauplemine käib muist dollarites, siis dollari hind mõjutab vägagi nahahindasid. Teine asi on suurostjateks on näiteks tšintšilja naha puhul siiski hiinlased ja itaallased ja kui Hiinas on majanduskehv, siis on ka ostmist vähe, ehk siis pakkujaid oksjonil on vähem ja hinnad ei tõuse. Kui aga on piisaval hulgal pakkujaid, siis nad pakuvad üle ja hinnad on päris meeldivad. Kui küülikute ja tšintšiljade kasvatamine näikse täna hästi minevat, siis sootuks teistmoodi on käinud käsi neil, kes kiskelisi karusloomi kasvatavad. Tänaseks on meil järgi üks suur farm ainult, Karjaküla, ja üks väike perefarm ja ega neil eriti hästi ei lähe selles suhtes, et avalik surve on väga suur ja neil on töötajatel on vaimselt väga raske seal töötada, sest et neid peetakse kui kurjategijaid. Oma tegevuses vajalikku oskusteavet hangivad täna 38 karusloomakasvatajate aretusühingu liiget nii ühingu sees toimuva kogemuste vahetamise kui välispartnerite kaasamise kaudu. Ühing on koht, kus me jagame omavahel kogemusi ja infot ja üksinda ei suudaks mitte ükski inimene sellist näitust kokku panna. Selle jaoks on vaja meeskonda ja seda meeskonda ei ole ka võimalik palgata, et meil on enamus tegevusi käib ühiskondliku vabatahtliku töö alusel, sest et ühtegi toetust me
ühestki instantsist ei saa, et meie liikmed maksavad kõik meie tegevused ise kinni. Ja hästi toredaks kohaks, kus alati saab palju oskusi ja teadmisi, on Taani oksjonikeskuse nahkade hindamise seminar tšintšiljadele näiteks, et seal me üritame iga 2 aasta tagant käia, et oskused säiliks ja iga kord on midagi uut juurde tuua. Headest tulemustest kõneleb kahtlemata ka fakt, et kui Eesti tšintšilja kasvatajad pakkusid 10 aasta eest müügiks 200 nahka, siis tänaseks on turul juba 7500 kodumaist kvaliteetset tšintšilja nahka. Ülenurme tõuloomade 2011. aasta sügisnäitusel astusid areenile Eesti maatõugu, Eesti punastõugu, Eesti Holsteini tõugu ning lihatõugu veised. 7 vaatajate ette toodud maatõugu veisest valis 2 parimat välja Soome kohtunik Kalle Saastamoinen Jokioineni põllumajandusuuringute keskusest. Et meie Eesti maakari ikka püsib endiselt väga heal järjel, järjest paremad aretuse tulemused on meil iga aasta ja selle möödunud aasta 1. jaanuari seisuga oli juba maakarja keskmine 4850 kilo. Number 1 all sammus juba 16. korda areenile Loogatalu peremehe Kaarel Voitki 2005. aasta viss ja 8 korda poeginud laul, keda sai Ülenurmel näha juba 11. korda. Tema järel sammus Elle Saksa juhtimisel laulu viimane tütar Lusti Annemäe talust. 5. korda osales Ülenurme tõuloomade sügisnäitusel Rainer Partsi Otsa talus kasvanud ja 6. korda poeginud Miilu. Otsa talus elab ka Tartumaa suurim maakari. Kõikidest tõuveiste näitustest osa võtnud Õunapuu talu perenaine Lea Puur Viljandimaalt esitles Maasut ja tema tütar Birgit Kruuse 2010. aasta vissi Pipit, kes tunnistati parimaks ka Pärnu ja Viljandimaa maakarja lehmadest Kurja talumuuseumis 2011. aastal toimunud Eesti hobuse ja Eesti maakarja päeval. Viljandimaal Enno Lohu Andressaare talus sirgunud Pamelat esitles Ülenurmel taluperenaine Merja Magnus, kes on ise juba aastaid oma karja piimast piimatooteid valmistanud. Number 9 all sammus areenil 2009. aasta maakarja viss Heidi Eesti Maaülikooli Eerika Farmi osaühingust ning teda esitles Kalev Markus. Ning siis tegi kohtunik Kalle Saastamoinen teatavaks oma otsuse. Ja teise koha ma annan number 6, Pippi. Pippi sai eelmisel aastal vissi tiitli. Ja nyt aastal ma annan vissi tiitli number 9, Heidi. Kui kauneimad maatõugu lehmad valitud, tegi professor Olev Saveli teatavaks Eesti maakarja kasvatajate seltsi otsuse, mille kohaselt on 2011. aasta parimad tõuaretaja tiitli pälvinud tulundusühingu Mereranna põllumajandusühistu loomakasvatajad. Erinevalt teistest Eestis kasvatatavatest veisetõugudest ei ole maakarja kvaliteedi näitajateks rekordilised väljalüpsid, vaid looma hea tervis ning pikk iga. See on hea, kui et Eesti riik on võtnud endale kohustuse säilitada bioloogilise mitmekesisust ja samamoodi me oleme Eesti maakarjana austatud tõuna kirjas FAO välja antud raamatus. Nii et need on väga olulised asjad ja neid püüame seda tõugu siis siin hoida ja säilitada, aga ka aretada. Suurimaks probleemiks peavad maakarja kasvatajad sugulasaretuse suurenevat tõenäosust ning tõsiasja, et 224 maakarja kasvatavast majapidamisest osaleb jõudluskontrollis vaid 100. Ohustatud tõutoetust makstakse ka sellistele majapidamistele, kes tegelikult jõudluskontrolli ei tee. Et loomulikult ma saan aru, et kõigil ei olegi seda võimalust teha, aga et aretustööd ka tõhustada, sellepärast on ikka hästi oluline jõudluskontrolli tegemine, et sealt me saame ju andmeid, me teame, millist pulli me saame kasutada. Järgmiseks hõivasid areeni 11 Eesti punastõugu veist. Esimestena sammusid publiku ette Lea Puuri lehmad Faasi ja Paisu. Õunapuu talus kasvatatakse kõiki 3 tõugu veiseid ja nende käes on 2006. aastast ka Eesti karja keskmine rekordpiimatoodang 11 907 kilogrammi. Enam kui 1000 piimalehmaga Tartu Agro tõi Ülenurmele 4 punastõugu veist. Kessuu pälvis 2011. aastal lehmikute konkursil 3. koha. 3. korda poeginud lehm Palma on suure piimaanniga. Talvi tuli esmapoeginute lehmade arvestuses 2011. aastal 3. kohale ning Tartu Agro rivistuse lõpetas Eesti punase karja 2011. aasta viss ja
noorte lehmade võitja Kupi, kelle viimane kontolüps oli 47 kilogrammi. Kindlasti on Eesti suurimat piimakarja kasvatava aktsiaseltsi Tartu Agro head piimatoodangu näitajad seostatavad ka viimastel aastatel lautadesse tehtud mahukate investeeringutega. Näiteks ületas sealse punase karja väljalüps juba 2010. aastal 10 000 kilogrammi piiri. Viimastel aastatel ennast Eesti piimatootjate tipptegijate hulka töötanud Viljandimaal tegutsev Kõpu põllumajanduslik osaühing tõi näitusele 2 lehma. Panto saavutas 2011. aastal teist korda poeginute lehmade arvestuses teise koha ning Vööbe oli esmapoeginute võitja ja 2011. aasta reservis. Kõpu põllumajandusliku osaühingu valdavalt punast tõugu kari lüpsis 2006. aastal 6000 kilogrammi. Tänaseks on see tulemus juba 9500 kilogrammi. Ning Ülenurme areenil jalutas ka Erika Farmi osaühingu lehm Juudas. Esmakordselt osales Ülenurme näitusel Võrumaa ühinenud farmide aktsiaselts oma Anneküla 2 lehma tõutestprogrammi pulli Roberto tütrega Laki ja Taani tippulli Gazelle tütre punase kirju vasikaga Põtu. Ning seejärel kuulutas professor Olev Saveli välja Eesti punase tõu aasta 2011 parima tõuaretaja, kelleks oli osaühing Sadala Piim. Auhinnale tuli järgi Ahti Kaldre. 2010. aastal lüpsid Eesti Holsteini tõugu 68 000 lehma, kes meil jõudluskontrollis on, 7778 kilo piima, rasvaprotsent 4,07, valguprotsent 3,35. Eesti punastõugu 19 800 lehma lüpsid 7152 kilo piima, rasvaprotsent 4,35, valguprotsent 3,43. Holsteini tõugu lehmade paraadi juhatas Ülenurmel Eesti tõuloomakasvatajate ühistu juhatuse esimees Tanel Pulitko. Loomad on läinud suuremaks, loomade liikumine on parem, see tähendab loomade jalad on tugevamad ja rääkimata siis piimatoodangust, mis on meil viimastel aastatel ka kõvasti suurenenud. Eesti Holsteini tõugu lehmi, kes moodustavad täna vabariigis kasvatatavate veiste kogumahus 78%, peetakse maailma produktiivseimaks piimatõuks ning kelle osakaal meie karjades on igal aastal ka märgatavalt suurenenud. Ülenurmel sai näha tosinast loomast koosnevat valikut lehmvasikatest ja lehmikutest kuni täiskasvanud lehmadeni välja. Esimestena demonstreerisid osavõtjad vasikaid. Ees sammus alles 3-nädalane Ameerika päritoluga isa lehmvasikas Luise aktsiaseltsis Krootuse Agro. 3-kuune Hollandi põlvenemisega pulli väike vasikas Bonne pärines Tartu Agro karjast. Lehmikute esinduses oli Krootuse Agro aktsiaseltsis kasvanud Vigur ning Aavo Kruusla Kaskaluiga talust Kanada päritolu pulli järglased Panni ja Laili. Lehmade rivi alustas kõrgeima piimaaretusväärtusega Holsteini pulli Trinidadi tütar Tubli aktsiaseltsist Krootuse Agro. Järgnesid aktsiaseltsi Aravete Agro Limbu ja 2010. aastal esmapoeginute lehmade 3. koha võitnud Lessu. Tartu Agro kasvandikes sai näha ka Ameerika päritolu pulli järeltulijat Pallit ja Rosinat. Oma 10 000 kilogrammi ületava piimatoodanguga Eesti parimate piimakarjade hulka kuuluv Torma põllumajanduslik osaühing tõi areenile teisel laktatsioonil päevas üle 62 kilogrammi lüpsvad Kiri ja Täpsi. Eesti Holsteini tõugu parimaks tõuaretajaks tunnistas Eesti tõuloomakasvatajate ühistu Harjumaa osaühingu Suurekivi. Auhinna võttis vastu 2011. aastal Maalehe lugejate poolt aasta põllumeheks valitud Helju Veskaru. Kuid millised peaksid olema Eesti tõuaretajate edasised tegevussuunad? Et kui me oleme suutelised lehmalt väga palju piima välja võtma, ei ole ju siin mingid arvuldused enam 15 000 aasta toodangut, siis kuskilt võib hakata ka see nöör nagu järgi andma ja looma tervis on kahtlemata siin see väga oluline küsimus ja ka selles suhtes on võimalik ju mitmeid tunnuseid läbi aretuse parandada, olgu siis taastootmine, olgu siis jalgade tugevus, udara tervis. Kui nähtud veisetõud annavad tootjale piimatulu oma eluajal, siis lihaveise kasvataja saab tehtule alles pärast looma müüki majanduslikult joone alla tõmmata. Samuti napib täna Eestis ka lihaveiste kasvatamiseks ja aretustööks vajalikke kogemusi. Keerulisi aegu aitavad leevendada kvaliteetse eestimaise veiseliha piiritagune nõudlus ning suurenev lihaveise kasvatajate arv, mis statistiliselt väljendub lihaveiste arvu iga-aastases 14% suurenemises. Eriti populaarne lihaveise kasvatus Eesti rannaaladel ja muidugi Lõuna-Eesti aladel, kus on rohkem sellist metsa ja võsa. Ja nii nagu lammaski hooldab maastiku hästi, siis veis oma suurema kehamassi kohta hooldab seda ilmselt natukene paremini ja ta sööb ära ka selle, mida lammas ei suuda süüa. Ülenurmel esitletud lihaveised pärinesid 7 Eestimaa farmist.
Erinevad tõugu lihaveistega olid kohal Karitsu Rancho osaühing, Jane Mätik, Tšura ja Piira talud, Topimõisa osaühing, osaühing Agriline ja Lea Teiter. 2011. aasta parima tõuaretaja tiitel läks osaühingule Hannora. Lihaveiste tormiline arvukasv on muidugi tore olnud. Aretustööga on natukene raskem, sest puhtatõulisi veisid on vähe ja sellepärast sugupulle tuleb sisse osta ja nad ei ole mitte sugugi odavad ja pahatihti ka meie noorfarmerid või uued farmerid ei ole päris kodus ka aretuse põhimõtetega ja seetõttu ei ole alati ka kvaliteedi osas edu nii suur. Vaid loetud nädalad pärast Ülenurmel toimunud sügisnäitust kutsus Eesti Tõuloomakasvatuse Liit Keavasse meie loomakasvatajaid, et põllumajandusloomade selektsiooni uusimaid arengusuundi tutvustada. Läbivaks teemaks oli piimaveiste genoomi uuendusliku hindamise kasutamine aretustöös. Põhiettekande pidas Helsingi Ülikooli professor Jarmo Juga, kes tutvustas maailmas üha suuremat populaarsust koguva ja ka revolutsiooniliseks nimetatud genoomvaliku kasutamise võimalusi. Varsinaisesti esiteltiin 2001, mutta kun nämä tämmöiset geenipaneelit tuli käyttöön 2000-luvun puolivälissä, niin muutamassa vuodessa menetelmä otettiin käyttöön kaikissa suurimmissa jalostuspopulaatioissa ja suurimmissa maissa, missä on toimivat jalostusohjelmat. Täna ei ole piimatootmisel peamine eesmärk ainult piimatoodangut suurendada, et on võimalik jälgida ja uurida ka teisi tunnuseid ja siis tõepoolest anda varmeritele kasutada vaid kõige paremad pullid, nii et ma arvan, et selline progress aretuses hakkab läbi genoomselektsiooni praktikasse jõudmise toimuma väga kiiresti. Sünnides saab pull oma väärtuse teada, kas temast tuleb hea pull või mitte. Küsimus, kuidas meie saame ennast haakida sinna gruppidesse, see on väga keeruline, sellepärast et meie populatsioon on väga väike nii Holsteini tõul kui ka punasel tõul. Ja see on keeruline teema, kuid õnneks on meil väga palju selliseid pulle kasutatud, kes mujal maailmas on kuulsad ja tuntud ja kui nende pullide kõik ühe isa järglased vaadatakse üle maailma läbi, siis on meil võimalik mõnedesse gruppidesse ka minna. Üksinda Eesti on ikkagi selle meetodi rakendamiseks liialt väike, et on 2 teed, et kas teha siis seda koostöös teiste riikidega või siis importida tõumaterjali. Me peaksime siis oma testimisele valitud pullid, nende DNA andmed saatma Euroopasse, seal uuritakse ära, sealt tulevad siis esialgsed andmed ja siis on juba meil õigus ja otsus vaja teha, kas me tahame neid Eestis kasutada aretuses või mitte. Kui me täna testime siin Holsteini populatsioonis näiteks 30 pulli aastas, siis miks mitte me võiks valida juba 100 pulli ja sealt tõepoolest see paarkümmend kõige paremat ainult testida. Suomessa huomattiin se kanssa heti, että ilman yhteistyötä me ei voida sitä rahoittaa sitä. Meillä ei ensinkään riitä eläimet tähän referenssipopulaatioon, missä nämä geenivaikutukset voidaan arvioida, ja toiseksi se on aika kallista. Ja sen takia Suomi on tänä päivänä yhteistyössä tai oikeastaan yhteinen jalostusohjelma Viking Geneticsin kanssa, ja sitä kautta saatiin eläinten määrää lisättyä ja rahoituspohjaa laajennettua. Ja nähdäkseni Estissä tai Virossa on sama tilanne, että oikeastaan yhteistyö on ainoa vaihtoehto siirtyä genomiseen valintaan, jotta pystytään laskemaan ne ennusteyhtälöt näille geenivaikutuksille. Viimastena astusid Ülenurmel publiku ette hobused. Eesti tõugu hobustest sai imetleda 9-aastast Täkku Eurot, kes rakendikatsete tulemuste järgi suudab läbida 1 kilomeetri vankri ees 2 minuti ja 58 sekundiga. Hobuse omanik on Taimi Usina ja tema poegade osaühing Redesmar. Eesti tõugu märadest oli areenil Viiva, kelle välimikku hinnati kõrgelt aastakonkursil. Viiva omanikuks on juba 5 aastat hobuse kasvatusega tegelenud perekond Saarapik. Eesti hobuse arvestuses tunnistas Eesti hobusekasvatajate selts parimaks tõuaretajaks Täkku Euro omanik Taimi Usina.
Eesti hobuse ajalugu on olnud pikk ja keeruline. Kuna põllutööks inimesed hobust enam ei vaja, on ka kodumaise hobusetõu arvukus vähenenud ning ohustatud liigiks muutumisele aitasid kaasa ka eelmise sajandi jooksul Eestis toimunud poliitilised vapustused. Ka Eesti hobune oli kõige raskemas seisus, aga hetkel võime öelda, et kõige arvukam, sest kõige rohkem saadakse varssu võrreldes teiste tõugudega ja varsti võib tulla teine oht, et jõutakse sellele ohustatu piirile ja kui see ületatakse, siis ei tulegi toetust enam. Olgugi, et hobuste arv praegu on juba päris suur, siis et võtame 5 või 10 aastaks ohustatud tõustaatus ära, siis ma ei pea seda õigeks. Võib-olla 10-20 aasta pärast ütleme jälle peame ohustatud. Igal juhul ta on ohustatud kogu maailma lahtises või avatud ühiskonnas. Sellepärast peame ikkagi neid kohalikke tõugusid pidama olenevata hobuste arvust ohustatud. Hobuse kasvatajate arv on viimastel aastatel oluliselt suurenenud ning Eesti hobusekasvatajate seltsi tegevdirektori sõnul on just Eesti hobune meie hobusekasvatajate lemmiktõuks kujunenud. Samuti võib ütelda, et selline tõug nagu Eesti raskeveohobune, mis aastaid tagasi oli väga kriitilises olukorras, kui saadi aastas 10 varsa. Arvukus on tõusnud 100 hobuselt 300 peale ja populaarsus on jõudnud ka Soome, nii et soomlased on need, kes neid hobuseid meelsasti ostavad. Eesti raskeveohobused Ülenurme areenile järgmisena sammusidki. Esimesena tuli 2011. aasta parim Jüri Perteli noortäkk Heartland, keda aasta konkursil peeti viimaste aastate üheks parimaks. Kohal oli ka märade konkursi reservvõitja Nirvana, kelle omanikuks on Kersti Känd Pärnumaalt. Suurt jõudu ja vastupidavust nõudvate tööde kõrval sobib Eesti raskeveohobune ka ratsutamiseks ja rakendispordiks. Ta on kuulekas, võib-olla ta pole nii kiire, võib-olla ei tule temaga esimest kohta, aga ta sõidab alati oma raja läbi. Et see on, ma usun, et tulevikus on see väga suur niss. Me palume siia nüüd Jüri Perteli, kes tunnistati selle täku najal juba parimaks tõuaretajaks ja kui oli see konkurss Nurmenukus, siis oli umbes ka nii, et täkk on laitmatu, no omanik samaviisi. Kuid ka põliste hobutööde taaselustamine ja õpetamine on Eesti hobusekasvatajate seltsi üks olulistest töösuundadest. Ega me vaevalt ikka näeme seda hobust looduskaitsealal või metsa lähedal, et pigem teeb see harvester selle töö ära ja see on valdkond, kus hobusemehed ja kindlasti ka keskkonnakaitsjad peaksid rohkem kokku hoidma. Meie teeks väga palju töid hobustega, kui oleks riistasid, aga see sama, et neile vankrid, adrad, asjad, äkked, värgid saada, tahab veel teha tööd. 3. kohaliku tõu tööka Tori hobuse esindatus oli 2011. aasta sügise hakul Ülenurmel 3-liikmeline. Esimesena astus pealtvaatajate ette Jäneda hobusekasvatuse aktsiaseltsi aasta parimaks noortäkuks tunnistatud Hiilgus. Tema järel reservvõitja Portugal Topi mõisa osaühingust. Tori hobuste õrnemat sugupoolt esindas Ülenurmel Kaja Väärsi mära Viiva, kes tunnistati samal aastal ka parimaks noormäraks. Parimaks Tori hobuste tõuaretajaks tunnistati Aldo Vaan. Millisena paistab ka täna vaadates Eesti kohalike hobusetõugude tulevik? Hobuse rakendus on mitmekülgne, väiksemad talutööd, künnid, külvid, neid vast tuleb nagu esineda. Väiksemad niidud, kust on heina võtta, koristada, kartulimaad ja metsatööd, need ei ole veel inimestele päris võõraks ikka jäänud, nii et julgen küll soovitada, et kui teil on vana ja lagunev traktor kuskil, et selle asemele võiks tulla noor ja terve hobune. Mitte ainult töö ei ole seal maal, et maal elatakse ainult sellepärast, et tööd teha, vaid see keskkond on ja hobune on minu arvates sellest kõige tähtsam loom, mis hoiab inimest maal. Oluliselt on vähendanud hoburakendi teadmisi ka põlvkondade vahetus ja järjepidevuse kohatine katkemine. Viimastel aastatel ja tänu Särevere koolile on hobusekasvatajaid, hobusega tuttavaid ja õpetatud noori tulnud juurde, aga eks siin on see praktiline külg, mida noored peavad veel omandama. Seejärel sai Ülenurmel näha 2 trakeenitõugu hobust. Täkk Moorion tunnistati parimaks 2005. aastal. Tema nimel on mitmed auhinnalised kohad noorhobuste tšempionaadil, takistus- ja koolisõidus. Teisena astus areenil mitmete auhindadega pärjatud mära Millenna.
Ehkki trakeenitõugu hobused on Eestisse sisse toodud, on kohalikud hobusekasvatajad andnud märkimisväärse panuse ka selle tõu sünnimaale. 3 suurepärast sugutäkku on antud trakeenitõule üle maailma ja nii ka selle täkk Morioni isa kasutati väga intensiivselt viimastel aastatel Saksamaal, paaritas ikka üle 200 mära, nii et kõige populaarsem oli 2 viimasel aastal sugutäkkudest. Nii Morioni kui Millenna omanik ja kasvataja on osaühing Heimtali hobusekasvatus, kes Ülenurmel ka 2011. aasta parima tõuaretaja tiitliga pärjatud sai. Peep Puna, Heimtali hobusekasvatuse osaühing. Hobusekasvatajate tubli töö on laiendanud ka kodumaal kasvavate loomade valikut sedavõrd, et enam ei pea parimaid hobuseid tingimata piiritagustest maadest otsima. Tihtipeale minnakse selle õngekonksu otsa, et välismaalt saab parema ratsaponi või kõrgemale hüppava takistussõiduhobuse või kaunimate liigutustega koolisõiduhobuse, aga tuleb ka Eestimaal silmad lahti ringi käia ja oma hobuseid märgata. Ning Ülenurme näituse lõpetas Araabia tõu 2011. aasta parimaks täkuks tunnistatud Ariman, kelle omaniku Elle Lassi selts ka aasta parimaks tõuaretajaks tunnistas. Täna elab Eestis umbes 150 Araabia täisverelist hobust. Nad annavad aastas 5-6 varssa, kes enamasti müüakse teistesse riikidesse. Kui te mäletate, missugune hobune oli meil nõukogude ajal või 30-40 aastat, siis Araabia hobust olid suuremad, aga näete, tänapäeval on nad väga elegantseks läinud. See hobune on ju ehtne, näitushobune, hästi elegantne ja väga sihukese välja peetud liikumisega, nii et kõiki seda hinnatakse näitustel. Lisaks oskustele häid hobuseid kasvatada, vajab Eesti hobusekasvataja enam meelekindlust ja arukust, et tõuaretuslikud otsused ärihuvidele alla ei jääks. Sellised ärilise taustaga soove lõigata ühest tõust mingi osa välja, aga ega hobusekasvatus ei ole nii suure mahuline, et siin ka kihiviisi lõikuda saaks. Nii et siin on vaja üksmeelt ja erilisi uusi tõuge siin vaja ei ole. Eesti hobukultuuri kasvavast populaarsusest kõneleb ka Eesti hobusekasvatajate seltsi põnevatest ja õpetlikest ettevõtmistest Tulvil aastakalender. Sellel suvelgi meil lisandus juurde veel Korgjal toimunud Karl Robert Jakobsoni 170. sünniaastapäeva tähistamisel. Kena päev koos hobuste ja maakarjaga ja sellel päeval siis ka olid Eesti hobused nii koolisõidus, ka trillis, rakendis, viltimas. Hobune võib olla 101 tööd, võib ta olla sul ka 101 päeva lihtsalt sõbraks ja elustiili kaaslaseks.